Hello, how you doing? Teeme selle uuesti, see oli päris halb. Hello, how you doing? Tere tulemast tagasi minu kanalile. Nimelt, pikk paus vahele jäänud, I know. See on selline passion project kanal rohkem, kus ma siis laen... Jaa, ma tean, ma meelega ütlesin. See on rohkem selline passion project kanal, kus ma siis laen üles sel hetkel neid videoid, mis ma tunnen, mille vastu mul passion on. Ehk siis ma ei hakka siia sundima endale iga nädala see upload. Mul oli rohkem kui nädalake tagasi oli mul sünnipäev ja ma otsustasin endale sünnipäevakingi teha. Nimelt, ma tellisin siis 2 Jeffree Star'i paletti, mida ma olen nii kaua juba tahtnud. See on nüüd uuem palett, aga kohe kui see välja tuli, siis ma nägin neid värve siin, siis ma pean selle endale ostma. Ja siin on siis Blood Sugari palett ja seda ma olen tõesti pikemat aega tahtnud ja lõpuks finally I have it. Ma arvan, me täna kasutame rohkem Jawbreakerit, sellepärast, et siin on rohkem värvilisemad värvid. Seda ma hetkel täna ei kasuta. Kes ei ole näinud, ma näitan ka, mis siin sees täpsemalt on. See ümbris on väga tuus. Mulle just meeldib see, kuidas see on nimelt tehtud ja tada! See on siis Blood Sugar palett ja kui ma panen selle eurodesse, siis see maksab kusagil ümmarguselt 46 eurot. See on siis Jawbreaker palett, mis on siis tema suvekollektsioonist. See on siis kõige suurem laovärvi palett, mis tal kunagi olnud on ja see on kusagil 52 euro kandis enam-vähem. Aga jah, ma arvan, me kasutame seda. See ei ole mitte mingil moel tutorial, mis siit täna tuleb sellest videost, sellepärast, et ma ei ole isegi mitte ühtegi swatchi tõmmanud sellest paletist. Nii et ma olen eriti läbil, see on täiesti esmamuljed siis. Ja ma mõtlesin, et ma teen kuidagi selle tänase looki sellise, et ma saaksin võimalikult palju kasutada siis erinevaid värve. Just. Let's get started. Ma isegi ei tea ju, kuidas ma teen seda. Okei. Kas ma tõmban mõned swatchid enne või ma ei tõmba mu swatchi enne või mis ma teen? Teeme nii, et ma ei tõmba swatchi enne. Ma lihtsalt alustan. Alustuseks kasutan siis bubblegummi ja ma panen seda sõrmega endale loo peale. Sumime teid sisse. Wow! Seda tuli nii ilusti praegu, aga okei. See on nii ere, see on nii pigmented. Okei, ma teen teise silmaga. Ma ei kasutanud laovärvi primerit sellepärast, et mul ei eksisteeri sellist asja, vaid mul on lihtsalt natukene jumestuskreemi siis Beauty Blenderiga pandud silmadele eelnevalt, kui ma oma põhja ette valmistasin. Nii et... What? See on insane, kuidas see niimoodi jääb. Edasi ma võtan siis korallne, rohkem korallroosakas ja ma võtsin seda pintsli peale ja ma hajutan seda siis siit ülesse. Need hajuvad omavahel nii ilusti, aga ma pärast hiljem tugevdan uuesti sõrmega selle roosa üle. Nüüd, kui ma olen selle oranži sinna ilusti ära hajutanud, siis ma võtan kollase shade'i nimega Wow! See on asjakohane nimetus sellele, aga ma võtan selle kollase ja ma hajutan selle siis sinna kõige lõppu sinna üles ära. Wow! Nüüd ma toon veidikene tagasi seda oranži värvi ja natuke roosakat ja siis me saame edasi liikuda. Edasi ma mõtlesin, et ma kasutan veidi cherry võtti, et siia äärde seda panna ja natukene sellist tumedust rohkem juurde tuua. Ja ma kasutan samamoodi sõrme. Väga vahva. See näeb insanely hea välja, arvestades seda, kui vähe ma tegelikult hajutama pidin kogu seda asja, mis mul siin toimub. Ma ei oska rääkida täna, ma olen lihtsalt veidikene laiali, nii et andke mulle andeks selle koha pealt. Aga see näeb nii hea välja juba. Ma tahaks kohe kasutada ingliskeelseid termineid, palun väga vabandust. Edasi ma võtan sellise värvi nimega Cute ja ma hakkan Cute'i siis sisenurgast hajutama. Ja ma kasutan ka natukene Sourit, et kollast ja Cute'i natukene rohkem omavahel kokku tuua. Sõpradest olime, ei lähe kooli. Siis ma kasutan sellist värvi nagu Brain Freeze ja segan seda Cute'iga rohkem kokku. Sellest järjest liigume edasi. Kõik on nii hea pigmendiga lihtsalt. Ja seejärel ma võtan selle ilusa lillaka tooni, mis on Gumdrop.
see ei ole mitte mingil moel tutorial või õpetus, sellepärast et ma lihtsalt tahtsin näha, kuidas need värvid päriselt toimivad, kui ma neid kasutan. Ja nüüd, kui mul on kõik värvid ilusti andnud sinna, kus nad olema peavad, siis ma tegelen veel natuke hajutamisega, et ta näeks ilus ja clean välja ja seejärel ma arvan ripsmed ära ja siis tulen teie juurde tagasi. Ma mõtlesin ka pikalt, kas ma kasutan täna glittereid või ma ei kasuta glittereid, aga ma otsustasin, et võiks ju kasutada glittereid ja mu kõige lemmikumad glitterid alati, mida kasutada, on NYX Cosmeticsi need karbis pisikesed glitterid. Ma võtan oma kõige lemmikuma ja see on siis selline, ta näeb välja valge, aga tegelikult on selline holographic. See läheks just kõige paremini siis selle värvilise lookiga meil kokku täna siin. Asetan selle siia. Palju ei taha, ainult natukene. Ja nüüd värvime ripsmed ära ja ma tulen kohe teie juurde tagasi. Nüüd, kõige lõpetuseks ma mõtlesin, millist highlighterit kasutada, aga kõige loogilisem oleks ikkagi kasutada Jeffree Star'i highlighteri paletti, mis aasta alguses Marti mulle siis ostis. Nagu mu kõige lemmikumad on need kaks ja see ülemine. Seega ma arvan, ma segan neid lihtsalt omavahel kokku. Ma panen seda siis kulmu alla ja silma sisenurka. And we're done. Enne kui ma lähemalt näitan teile veel naturaalse valguse käes ka veidikene seda, mis me siia kokku tegime. Kas see on väärt seda ostu? Igati jah. Ta on veidikene kallim, ütleme nii, kui tavaliselt näiteks NYX Cosmeticsi tooted, mis on ka väga head, aga selles mõttes, et see on tegelikult igati seda raha väärt ja need värvid lihtsalt hajuvad nii lihtsalt ja nad on nii tugeva pigmendiga. Mina igati soovitan seda. Kui sa kasutad reaalselt sellisi värvilisi värve, mida iganes, ma olen kindel, et ka kõik teised Jeffree Star'i paletid, mis on natukene võib-olla neutraalsemad, nagu näiteks see Blood Sugar, siis see on tõsiselt hea ja mina 101% soovitan. Ma korra tulen siit oma setupi äärest ära. Ma lähen korra rõdule, veidikene ka siit, vähemalt seda. Aitäh, et te vaatasite seda videot. Ma loodan, et teile meeldis, ma loodan, et sellest oli kasu, kes võib-olla mõtleb tellida Jeffree Star'i tooted endale. Võib-olla kunagi teen veel mingeid siis rohkem tutoriali stiilis. Ma tegin nende uute palettidega, sellepärast et ma olen väga level, et neid uuesti kasutada jälle iga päev. Kui sa tahad ka midagi Blood Sugariga näha, siis kindlasti jäta mulle kommentaaridesse selline väike märguanne, et sa tahaksid seda näha, nii et võib-olla siis midagi rohkem igapäevasemat, sest et ma arvan, et kõik inimesed ei käi võib-olla tööl koolis sellise meigiga. Jah, tšau! Zoomin lähemale tagasi. Hi. Piu, 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 piu.